Hommikul ma pidasin missat Pirita kloostri kabelis ja pärast missat tulin tagasi meie kiriku juurde. Ma pidasin ka hiljem veel üht missa meie kirikus juba ja kui ma tulin tagasi, lõppes eestikeelne missa ja mõned inimesed läksid koju. Teel ma kohtusin nendega. Nemad tervitasid mind sõnadega tere, tervist. Mõned ütlesid häid pühi, kuna see oli ülestõusmise pühapäev. Ja ainult kirikuhoovis mõned inimesed tervitasid mind sõnadega Kristus on üles tõusnud. Muidugi ma ei tahaks praegu nuritsema, on ülestõusmine oktaav ja peame headest asjadest rääkima, aga siiski hakkasin mõtlema. Seda, mida me ütleme teistele inimestele, väga tihti sõltub sellest, mis on meie hinges. Kui ma viisakalt tervitan teist inimest sõnadega tere päevast, siis muidugi on väga tähtis nagu mõelda sellest, et mina olen viisakas inimene. Aga kui mina siiski ütlen, et Kristus on üles tõusnud, siis võib-olla ma isegi ei ole nii viisakas inimene, aga ma rõhutan, et Kristus on keegi, kes on väga tähtis minu jaoks. Miks ma hakkasin praegu rääkima sellest? Sellepärast, et see Kristuse ülestõusmine, see on äärmiselt tähtis sündmus meie eludes, vähemalt see peab olema väga tähtis sündmus, aga see eeldab, et ma ei hoia seda sündmust ainult iseenda jaoks, käin kirikus, palvetan ja muidugi kodus oma lähedastega. Ma tahan öelda sellest teistele inimestele. Ja muidugi jutt ei ole sellest, et keegi tähistab sünnipäeva, sel samal päeval ma tulen sünnipäevale ja hakkan rääkima Jeesusest Kristusest, aga mingis mõttes ma pean väljendama, et on minu jaoks midagi väga tähtis, et Jeesus Kristus üles tõusnud, Jeesus Kristus on väga tähtis minu jaoks. Ja vaatamata selle, et on ka teised tähtsad sündmused minu elus, mina olen õnnelik, kuigi võib-olla on raske olukord. Mina olen rõõmus ja ma väga tahan kinkida seda rõõmu ja õnne ka teistele inimestele, sellepärast et üles tõusnud Jeesus Kristus elab koos minuga, elab praegu minus. Ja see on mingis mõttes retsept, võime öelda, kuidas olla õnnelik inimene. Lihtsalt ma räägin Jeesusest Kristusest teistele inimestele. Nii palju, kui ma suudan seda teha, nii palju, kui teised inimesed suudavad mind kuulda. Ma võtan vastu kõike seda, mida Jeesus Kristus annab mulle ja tahan anda seda teistele inimestele. Ei ole kerge, aga siiski mõtiskelgem selle üle, kas me tahame olla õnnelikud inimesed. Kas me tahame just selle nädala jooksul, ülestõusmise oktaavi jooksul olla koos Jeesuse Kristusega ja tahame öelda teistele inimestele, et Jeesus Kristus on üles tõusnud. Selle kaudu äkki keegi teine ka pöördub Jumala poole, sellepärast et tuleb mingi rõõm tema südamesse. Kristus on üles tõusnud. Ta on tõesti üles tõusnud.